Greet, mil moel hingamistehnikad aitavad tuua inimese ellu tasakaalu ja sisemist rahu? Hingamine on üks kõige lihtsamaid meditatiivseid praktikaid. Nii kui sa hakkad hingamist jälgima, üldse seda mingilgi moel muutmata, tuled sa koheselt praegusesse hetke, kus on sinu vägi, loomaks muutust või siis jätkamaks sellel rajal, mis sul on meelepärane. Ehk siis tegelikult sa ei pea isegi tegema mingit praktikat, sa lihtsalt pead mõtlema oma hingamise peale. Ja sa ei pea mõtlema, lihtsalt jälgima. Sa jälgid, kuidas sissehingatav hapnik liigub sinu sisse ja siis liigne süsihappegaas välja. Kuigi olgu siin koha peal öeldud, et hingamine ei ole ju lihtsalt biokeemiline protsess, et hapnik sisse ja süsihappegaas välja, et see on ikka midagi rohkemat. Kuidas sina hingamist oma vägagi mitmekülgses elus kasutad? Näiteks muusikat esitades, kirjutades, luues, lauldes, harfi mängides ja loomulikult teraapiasensidel ja hina tervise võimlemise tunde juhendades. Kõik on hingamisega seotud. Kõikidele muusikutele õpetatakse ju õiget hingamist. Ja. Esinemisel on hästi oluline, et sa õigesti hingaksid. Nii et hästi laialdaselt. On sul mõnda head lihtsalt harjutust, mida sa ise palju kasutad või oma klientidele soovitad? Nüüd see on küll selline harjutus, mida ei tohi raseduse ajal teha. Olgu siin koha peal siis öeldud. Hingad sisse, aga alakõhtu. Nii et sisse hingates liigub kõht veidikene ettepoole ja välja hingates lülisamba poole. Lihtsalt hingad niimoodi. See on kõige lihtsam. Ja harjutatakse seda ju alguses nii, et sa oled selili maas, üks käsi on kõhu peal, teine rinnaku peal ja jälgid, kumb tõuseb ennem ülesse. Ja selge see, et kopsude ülemised osad täituvad ka, aga eeskätt on oluline, et täituksid alumised osad. Ja kui sa küsid hingamispraktikate kohta, siis ka selles äsja ilmunud raamatus Elamise loomulik järgus ma olen pannud need väga lihtsad, samas hästi tõhusad hingamispraktikad sisse. Ja hea on see, kui inimene ei lase ennast eksitada nende praktikate lihtsusest. Hoolimata sellest, et nad on lihtsad, nad on hästi tõhusad. 20. augustil leiab aset selline sündmus nagu Eesti esimene hingamislaulupidu. Kuidas sa näed, kas Eesti inimene on valmis selliseks teadlikumaks hingamiseks laiemalt? Ma arvan, et üha rohkem, kui ma mõtlen oma teraapiaruumi peale. Sest nagu ma enne ütlesin, ilma õige hingamiseta nagunii muutust ei tule. Et järjest rohkem ja rohkem inimesi jõuab selleni. Et teadvustab, et lisaks toitumisele ja liikumisele, mis on üliolulised ja millest on väga palju kirjutatud. Ilma õige hingamiseta nagunii on keeruline olla täiesti terve. Kui sa mõtled selle peale, et ilma söömata suudab inimene päevi, lausa nädalaid olla, siis ilma hingamiseta vaevalt mõned minutid. Et see on ikka kõige alus. Hingamist võib vaadata, eeldusel, et seda teha õigesti, ääretult olulist abivahendit, mis aitab olla terve. Ja meditsiinis on hästi lihtne tervise definitsioon. Tervise tähendab seda, et chi ehk energia sinu sees liigub vabalt ja takistusteta ja hingamisel on selle juures hästi suur roll.